Mina olen mees ja ma kannan vuntse. Ma kannan vuntse ka mitte ainult novembris, vaid üle 20 aasta juba ka muul ajal, muudel kuudel. Ma olen mees oma naisele, aga ma olen mees ja isa ka oma 2 meheks kasvanud pojale. Kunagi paarkümmend aastat tagasi ajasime vahepeal vuntsid korraks ära. Ja tol ajal oli see teema kindlasti mitte nii tolerantselt suhtuta nagu praegu. Praegu ma ei kardaks vuntsi ära siis, kui see vaja on ja võib-olla isegi on vaja. Aga mul on läbi elu olnud ka niisuguseid vuntsi, mille peale tänapäeval hakatakse naerma. Niisugused nagu hülgühamad suure kaarega, peaga, et ots ulatab suhu. Tänapäeval me neid enam ei kannaks, aga lõpuks ei ole vahet, millised vuntsid on. Kui nende vuntside taga oleks terve oma elust, perest, lastest hooliv mees. Ja kui vaadata, et mida mees selle jaoks teha saab, siis ma kindlasti oskaks ilmselt nimetada 100 asja enne, kui näiteks vuntside kasvatamine. Aga kuivõrd vuntside kasvatamine novembrikuus on saanud sümboliks, siis mina, kes ma olen kogu aeg vuntsikandja, olen valmis näiteks novembri lõpus korraks vuntsid maha ajama, kui selline hulk inimesi vuntsi kandmisega on valmis märku andma, et meeste tervis on oluline.